Haluu, jag heter Mart. Och jag heter Richard. Sellega minu norra keele oskus piirdub. Richard oskab natuke rohkem, aga ega me kumbki seda päris oma emakeeleks ei pea. Tervitame sind, hea Mission Keskuse vaataja siit talvisest Stavangerist. Oleme siin olnud pea 4 kuud ja selle aja sees oleme vallutanud Norra mägesid ja andnud välja vahvleid ülikooli õpilastele, aidanud laagrites kaasa ja teinud ka Eesti toitu. See aeg on olnud meile mõlemale väga kasulik ja me oleme mõlemad nii usus kui ka julguses kasvanud. Ja nüüd on meil sulle ette valmistatud ka väike julgustus. Mina tahan sulle lugeda piiblist kirjakoha Jesaja 35. peatükist salmidest 3-6. Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved. Öelge neile, kel rahutu süda. Olge kindlad, ärge kartke. Vaata, teie Jumal. Kättemaks tuleb teie Jumala karistus. Tema ise tuleb ja päästab teid. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed käivad üles kõrbes ja ojad Nõmmemaal. Eriti jõuluajal mõelge oma lähedaste ja ligimese peale. Selleks, et missionit teha, ei pea minema Norra või Myanmari. Mine palvetama naabrinaise eest, jaga poes kassapidajale rõõmusõnumit või küsimu pastori käest, kuidas mina saan abiks olla. Palveta, sest haiged saavad terveks. Palveta, sest Jumal on ainus õlekõrs siin maailmas. Palveta, sest siis pimedate silmad avanevad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis jalutui hüppab otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab. Jõulud on ilus aeg, aga tihtipeale väga kiire ja stressirohke. Võib-olla sul on probleeme kellelegi kingi leidmisega või läks üldse meelest ära, et kellelegi seda vaadata. Aga kindlasti me ei tohiks ära unustada, miks me seda tähistame. Nimelt, Jeesus tuli siia meile päästeks. Kui sul on rõõme või raskusi, siis lihtsalt hoia seda meeles, et Jeesus tuli siia selleks, et kõik need raskused sinult ära võtta ja anda sulle see imetore aeg siin. Ja mul on ka väike kirjakoht. See on 1. Timoteuse kiri 1, 15-17. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus saaks otsustada kogu oma pika meelt kõigepealt mind eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja väärivad igavest elu. Aga ajastute kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Selline oli meie 11. detsembri tervitus. Meie ja kogu U-Church soovib sulle